Tervist! Seekord jaotasime Corner One'i siis Eesti peale laiali. Samal ajal kui Art ja Silver on Aravetel hobikardiks ettevalmistusi tegemas, siis mina tulin Raassillale ja praegu Raassillal siis Eesti meistrivõistlused rallikrossis. Kokku on siis 3 eelvooru, kus sõidetakse. Esimene eelvoor on tehtud, teised eelvoorud on hetkel käimas ja vaatame, mis päev toob. Igatahes väga põnev, pole kunagi käinud ja juba on excitement. No nii, 2 eelsõitu siis on tehtud, öeldakse nii. Ma ise olen niisugune õhik, aga proovin selle paberi järgi asju paika panna, et 2 eelsõitu tehtud. Natuke nagu tundus, et mingid probleemid ka või? Jah, võib öelda, et on autoga natukene probleeme. Et üldse esimene testipäev meil, et võtame seda päeva kui testina. Et hommikul sai alles esimesed sentimeetrid uue autoga siis sõidetud. Natuke konarlik on, aga üritame päevast maksimumi võtta ja arendada autot ja muuta paremaks siis Nordicu jaoks. Et kindlasti see ei jää viimaseks testipäevaks enne Nordicut, vaid täna on jah esimene tutvumine uue autoga. Et praegu on siis selline, et jah, et tutvud, vaatate, testite, aga selles mõttes, et väga riske ka ei võta, või? Ütleme niimoodi, et üritame kindla peale ära sõita, aga võib öelda, et ma võtan suht palju sellest autost praegu, et nii palju, kui võtta saab praegu. Ilus päev vähemalt tulnud ja vaatan, et päris palju inimesi ka ja siin juba sul väiksed fännid ka käisid, et kuidas siin Eesti maastikul see on, et sa ju nüüd oled 2022 aasta Eesti meister, jah? Kui ma õigesti mäletan. 2022 ja 2023. 23 ka, okei. Et ja muidugi suured tänu kõikide fännidele, kes mu kaasa elavad raja ääres, et neid on väga palju tulnud viimaste aastatega, et mul on väga hea meel. Super, aga praegu äkki kõik, et pärast võistlusi räägime uuesti ja vaatame, kus sul päev läinud on. Loodame, et hästi. Just, aitäh!
ratas tagurpidi all ja aga Hondamees võiks tagant ju lükata. Pane käima! Võistlusmäärus olema. Oh, läinud.
No nii, Maiko, rallikrossi päev tehtud, et võta nüüd oma sõnadega asi kokku ja lähme koju. no sündmuste rohke päev, mis ma oskan öelda. Et jah, oli meil täna päris palju viperusi autoga ja nii-öelda tehnilisi probleeme, et saada ta ilusti käima. Aga lõpuks finaaliks saime ta paika ja võib nagu lugeda trennipäeva nii-öelda õnnestumiseks, kuid viimase ringi finaalis kadus kahjuks autol jõud ära ja püüdsin seal nuppe näppida erinevaid ja mingeid käike seal panna, aga kahjuks korraks andis see tulemust, hakkasin minema ja siis tõesti ei näinud, et kaasvõistleja oli külje all ja tekkis kohe suur kontakt, et jah, kahju, et nii juhtus, aga parem juhtu, kui see nii-öelda mootori probleemid või ma isegi ei tea, mis probleemid seal olid, et parem, kui need juhtuvad siin Eestis, et mitte välismaal, kus me võistleme suurte tiitlite nimel, et on alati halvemaid päevi, aga võitleme edasi ja varsti on juba Nordic, nii et sean mõtted Nordicu poole. Just, et positiivse noodina siis võtame kokku, et trennipäev oli selles mõttes okei ja üritate oma vead parandada ja lähte Nordicusse ja nii see rallikross käib, motorsport. Motorsport tõesti. Aitäh sulle! Aitäh! No nii, Raassillal siis rallikrossi päev läbi. Väga äge. Lõpuks tuli ka väike välja. Terve päev tegelikult on olnud väga emotsioonirohke ja inimesi oli palju, melu oli, punaseid lippe oli mega palju, vale starte oli meeletult, et ma pole elu jooksul vist nii palju vale starte näinud, et muidugi ma ei ole varem rallikrossil käinud, aga täna sai, ma arvan, avariisid, sai möödumisi, sai kiirust, nägi, kes on kellegist üle, nägi potentsiaalseid noorsõitjaid. Jah, et ma arvan, kui võtta nüüd kokku, mis mulle kõige rohkem meeldis, siis kindlasti crosskart üllatas mind nagu tohutult, et seda oma silmaga näha, kuidas see kiirendab ja kolme ratta peal kurvis, tõesti, kolme ratta peal kurvis paneb, see on nagu kuidagi sihuke teistmoodi, et muidu vaatan vormel 1, aga see maailm on täiesti teine ja kindlasti ma tulen siia tagasi ja soovitan ka teil, aga mis ma pean kindlasti ära mainima siia lõppu, on Raassilla siis see kompleks. See on väga mõnus, rahvas saab põhimõtteliselt liikuda ükskõik kuhu nad soovivad. Noh, mingid alad on, kuhu ei pääse, aga põhimõtteliselt kõik on olemas, mis hing ihaldab, süüa saab, WC-d, asjad, kõik on olemas, et ma ütleks julgelt, et üks mõnus kompleks, millele väärilist kindlasti on raske Eestis leida, aga mõned kindlasti on. Ja publik oli täna võimas, et ma ütlen küll, et väga korda läinud päev ja vaatame, tuleme uuesti. Näeme siis.